Garmin Forerunner 935. Lülitan kella sisse. Teen kellale täielikult uue seadistuse. Teen kiirseadistuse selles mõttes kiiresti, et ma ei hakka pikalt midagi selgitama. Pikalt selgitused on kuskil teistes videodes. Lihtsalt kiiresti. Inglis, ei, kilomeetrid, 24 tundi, naine, sünniaasta, paneme midagi umbes, sobib, paneme aasma pikkus, paneme pikkuse, kaalu, olemas. Nii, mis ma veel tahan? Watch face. Teda ma tahan alati muuta. Customize. Sekundeid sobib, see juba on olemas. Data. Patarei. Siin on samme. Sobib. Järgmiseks võtan watch face, clock on olemas, history, settings, activities apps, teisiti on lihtsam. Remove app. Kustuta. Mulle meeldib, kui kellas on kõik väga lihtne. Kõik üleliks ja kustutan. Praegusel hetkel on mul siin ainult run ja ma panen ka walk. Ehk siis jaluta. Favorite, jep, olemas. Nimed on olemas. Seadmed veel. Mis mul siin on? Widgetid. Performance, mulle meeldib järjekord. Teen uuesti. Widgetid, performance jääb, step jääb, stressi kustutan. Add widget, last sport, last run. Vaatan, mis mulle widgetid on. Seda ma tahan esikohale. See olla esimesel, teisel kohal on süda, siis tulevad sammud, viimane sport, viimane jooks, ongi kõik. Mulle meeldib, et on hästi lihtne. Nüüd on kontroll. Phone ma ei taha. Tunnutist võiblas olla. Seda ma ei taha. New. Synki ma tahan. Backlight, alarm tahan. Vaatan üle, mis ma tegin kontrollidest. Jep. Mulle lihtsalt meeldib natuke teine järjestus. Nüüd teen siis järjestuse ka juba ära, kui ma nagunii teen. Mulle meeldib, see on esikohal. Siis ma tahan alarmklokki saada. Ja las siis neid olla. Järjestus on muudetud. Kõik on olemas.
tavaliselt ma kõige rohkem ma kasutan üleüldse synki. Selleks peab ühendama mobiiliga. Mis veel on? Seadistustest on vaja veel teha. Need on tehtud. Ei taha. Seda ei saa praegu. Auto detection, jep. Kõik sobib. True up on mul vaja. Sobib. User profile, email. Rest olemas. Activity tracking on. Move alert off. Call alerts ei taha üldse. Move IQ ei taha üldse. System inglise kella ma tean. Backlight during activity case on. Alerts on. Gesture off. Time out. Brightness sobib. Not during activity case on. Alerts on. Gesture off sobib. Sounds. Gate tones. Ei taha. Alert tones on. Vibration on. K-vibe off. Do not disturb. Status off. Sleep time off on. Case pole vaja. Autolock ei kõla. Units. Distance kilometer. Pace. Meter. Pressure. Sobib. Pace. Start of week. Monday. Data recording every second. Kõik. Nüüd ma tahan veel jooksul midagi sättida. Run settings alerts. Ma panen heart rate'i alertsi. Mulle meeldib 140 umbes. Lowered off. Olemas. Metronome. Auto lap on kilomeeter. Auto goes off. Auto climb. Lap key on. Segment alerts. GPS. Jep, see sobib. Rename. Restart. Also. Data screens. Ma tahan 4 välja. Esimene on sepp, teine sepp, kolmas timer, neljas distance. Olemas. Teiseks tahan ka 4 välja. Ikka pulss. Teiseks ma tahan läppiisi. Kolmandaks tahan lap time'i. Neljandaks tahan lap distance. Õige koha peal. Ja ma paneksin siis, mis ma veel paneksin. Ma panen veel. 1, 2. Ma panen kaardi ka kuskile. Kaardil panen 2 välja. Esimene on time, teine on distance. Reorder. Ma tahan veel saada midagi.
ma panen veel custom data virtual compass elevation, lihtsalt elevation on ka, las ta olla nagu on, lihtsalt reorder. ma tahan neid, kui ma jookseksin oma pulsirihmaga, siis ma paneksin need ka. Tegelikult ma ei vaata neid kunagi. Ma kustutan selle parem ära. Mis siin veel valida on? Custom, ma panen ühe custom'i veel. Esiteks panen pulsi nagu ikka. Teiseks panen elevationi. Kolmandaks panen ringi, mitu ringi ma olen jooksnud. Laps, mis ma neljandaks panen? No ma panen siis patarei, kui muud pole panna. Põhimõtteliselt on nüüd kõik olemas. Nii nagu, seda oleks võinud asukohta muuta. Ma tahan seda nüüd asukohta muuta, siis ma lihtsalt lähen, data screen, ma lähen selle viimase juurde. Mis mul meeldib selle kella juures, et ma saan kõiki asju sättida. Näiteks ma lähen trenni ja midagi unus ära, mismoodi ma tahan seadistada, siis saan trennis teha. Ja ma saan isegi jooksu ajal teha seadmeid. Näed, ma panen praegu kella tööle. Kui ta nüüd kiiresti leiaks selle GPS üles. Peaaegu. Peab roheliseks minema. See ring ümber. Olemas. GPS on leitud. Mõtle, kui hea. Tubastes tingimustes. Nii on, kõik töötab ilusti. Aga kui ma tahan trenni ajal, jooksu ajal, ma tahan midagi muuta, siis ma saan jooksu ajal ka kõiki asju muuta. Settings. Data screen'i saan muuta, alerteid, metronomi, ma saan kõiki asju jooksu ajal muuta. Ja trenn läheb ise edasi. Panen kella kinni. Salvestan. Praegu ma andmeid vaadata ei taha. Andmeid saan vaadata näiteks history alt. Activities. Today ainult üks trenn ongi, sest ma kõik kustutasin ära. Details. Laps. Ainult üks läpp ongi. Mappi isegi näitab. Saab zoomida. Training efekt. Praegu polnud efekti, sest oli nii lühike. See ongi lühidalt kiir ülevaade. Nüüd on mul kell nii tehtud, et täpselt saan niimoodi minna trenni nagu tahan. Muidugi mobiiliga võib ka ühendada või arvutiga, aga seda ma olen juba kuskil teistes videodes näidanud ja selgitanud. Aga see on lühidalt. Näitab pulssi mul praegu ilusti. Samme pole teinud. Ja mulle meeldib siuke väga lihtne, et mul on ainult 2 aktiivsust, jooksmine ja käimine. Widgetitest mulle meeldib ainult, kui on trenni andmed. Ta näitab siis recovery time, taastumisaega, VO2 maxi ja siukseid asju. Siis ta näitab pulssi, samme, viimast spordiala ja viimast jooksu. Ja see ongi siuke lihtne asi, mis mulle meeldib. Nii pole midagi vaja keeruliselt teha ja seadistamine võtab vähe aega. Ongi kõik.